No nii, tere. Alustame täna püsti. Tere. Tere. Võite istuda. Tööd on mul parandatud, täna ma veel neid tagasi ei anna. Hugo, sina said 2 seekord kahju. Kristjan, muide, sul 4 miinus oli. Ma tahtsin küll 3 panna, aga said 4 miinuse. Gert, sul äkki oli 3, ei mäleta täpselt. Nii, mis teil tänaseks oli? DNA, RNA oli jutustada. Jah. Oli või? Oli ju. Jälle ei tea, Kristjan, mis tegi teile? Ma õppisin. Arusaadav. Bioloogiat siis ei jõudnud õppida. Aga võtame siis. Iiris, oled sa tänaseks valmistunud? Ei, kahjuks ei ole. Mul oli eile pikk raske päev. Eile pikk raske päev. Mis tegid siis eile? Käisin eile trennis. Aga äkki Gerd, ma vaatan, sa oled valmistunud tänaseks hästi. Eile oli see playback, et ma esinesin seal, et siis ma ei jõudnud õhtul õppida ja... No, katsu teinekord jõuda. Kristjan, sina pole meil käinud ammu. Või juba korra käisid. Aga jah, oled täna sa alati siuke intelligentne poiss. Kristjan tahab ikka. Oled alati tulnud ju ikka, jah. Nojah, eks ma siis ikka... Nii, alusta siis, räägi alustuseks RNA-st näiteks. RNA joonise põhjal. Ikka, kuidas soovid? Siin on siis meil siin on meil siis RNA koosneb siis sellest ühest ahelast ja DNA siis 2, on ju. Et kui me need omavahel kõik siis ilusti seome kokku, siis saame inimese. See näeks nüüd küll natuke kiiresti. No midagi sellist ju. Kas joonis on sul üldse õige? Õppisid sa kodus? Me tegime jooniseid eelmine tund. No ma oletan, et see tuli mul enam-vähem õigesti välja. Räägi siis DNA-st natuke lähemalt, et mis ta siis õigupoolest on nüüd see DNA? DNA ise nagu oma olemuselt on, ütleme, teda ei olegi keegi suutnud defineerida täpselt, et paljud suured inimesed on, nagu näiteks Indrek Sammul on öelnud, et DNA võib olla nii seda kui toda, noh. Ega me täpselt ei tea ju. Või istu, 3 miinust tuleb täna. Midagi nagu oli, aga üsna palju lünki oli sees sul. Et järgmine nädal vaatan uuesti siis. Õpetaja, tääbigi palun. Mis see? See oli see. Mic check. We gonna go to the ATM. Dab on that nigga like, oh.